Kulturist Ott Kiivikas on pärit Viljandist. Nüüd juba 6,5 aastat pealinlane. Vabaabielus, 2 last. Parim saavutus on oktoobris Indias Bombeis toimunud amatööride maailmameistrivõistluste 7. koht. Ott on 5-kordne absoluutne Eesti meister, spordiga seotud maast madalast. Tegelenud kergejõustiku, korvpalli ja käsipalliga. Toitumisspetsialist. Oskab jagada soovitusi kaalust maha võtta soovijaile. Oti enda hommikueinest saaks söönuks tavaline perekond ja jääks koerale ka. Musklite kasvatamiseks ei piisa üksnes trennist. Tähtis on ka õige toitumine. See on Eesti esikulturisti kindel veendumus. Ott treenib iga päev ja unistab veel parematest tulemustest. Enda sõnul arenguruumi veel on. Pead olema juba võitja, kui sa lavale tuled. Tähendab jätma mulje, et sa oled siin parim ja täna, eks ole, sa pead särama. Kui on tituleeritud mees, loomulikult tal on väike eelis, ütleme, ma nüüd teen maailmatasemel võistlused, kui on juba inimesel ikka seal teadliks, et inimene 5-kordne maailmameister, paratamatult ta on juba varem suuremas huviorbiidis kui ükskõik müüke teine mees. Ja ma ütlen, eelmise aasta maailmameistrivõistlusel mul oligi loosiga juhtuski just nii, et ma seisin just ühe siukse mehe kõrval. Kui oli Egiptuses maailmameistrivõistlused, siis 5-kordne maailmameister Egiptusest oli samal joonel. Seal on nagu loosiga võetakse 5 kaupa ette ja paratamatult, sa võid seal seista, sa võid väga hea mees olla, aga kui üks mees tähelepanu endale tõmbab, siis on praktiliselt see nii, et kas sa seal oled avaga või ole, suurt vahet ei ole. Kui inimene, ütleme, tuleb saali, olekski mõte see, et ta treenib ühe trenniga kõik lihased läbi. Ehk seega tegelikult isegi peale sellist, mul oli 2,5 nädalane paus nüüd peale maailmameistrivõistlusi, siis esimese trenni ma teen tavaliselt üldjuhul alati sisse just see, et 2,5 nädalat isegi on piisav pikk aeg, et lihased unustaksid ära oma funktsioonid. Et see toonus nagu läheb lihastest välja. Ütleme, visuaalselt inimene seda ei saa aru, kuidas äri läheb, ega tava inimene ei taba seda, aga ise sisemiselt ma nagu tunnen, et selge see, et 2,5 nädalat on piisav pikk aeg. Suurematele lihastele 2 harjutust, väiksematele lihasudele 1 harjutuse. Järgmisest nädalast jagan oma treeningtsükli nagu lahti. Ühtedel päevadel on ühed lihased, teistel päeval teised lihased, piltlikult nii on näiteks esmaspäev rind, teisipäev seljalihase, kolmapäev jalad. Sellise süsteemiga jagan lahti. Ja lihtsalt tänase treeningu ma valmistasin oma keha selleks ette, et ta oleks juba eelnevalt saanud väikse koormuse. Juba ütleme nüüd selline toonus nagu kehastesse sisse ja järgmine nädal ma võin juba olulise koormust tõsta. Mõte oleks nagu see, et me ehitame selle püramiidi nii, et me läheme pidevalt tõusvas tempos. Mitte nii, et me läheme 3 päeva üles ja siis seisame ja siis varsti on üle treening ja me tuleme sealt alla tagasi. Et ikkagi see koormuse tõus peab olema järk-järguline. Need raskused, millega ma treenin, on tavaliselt mõistes väga suured. Ma viibin vähemalt sama kaua aega, kui ma teen seda jõusaaliteengi, viibin ma seal kardioseadmete peal ka. See tähendabki seda, et see südamevõimsus on aastatega nii palju kasvanud, et kõik praktiliselt, ütleme, praegu hapniku tarbimine ligi 6 liitrit hapnikku suudab organism tööks ära kasutada minutis. Ütleme tavainimene, tõenäoliselt on see kuskil meesterahval, kellel on ka ikkagi juba väike treeningus on kuskil 3 liitrit. See tähendab praktiliselt, ütleme, topelt suurem hapniku tarbimine. Kuigi ma ei ole nagu vastupidavusala esindaja. Aeroobikis on see asi, inimene peab olema kella pealt siin punkt kohal. Kui ta jääb hiljaks ja tulemuseks on see, et see tekitab minu arvates just nagu lisastressi. Just see sama, et sa oled minuti pealt, ma ei taha ise ka kuskile eriti minuti pealt minna, sest see on selline lisapinge ja ei taha hiljaks jääda. Aga jõusaali pluss on see, et inimene ise tuleb, kunas ta tuleb, lõpetab siis, kui ta lõpetab, ta täpselt siin ise oma aja perenes. Inimesed, kui te otsustada ükskord hakata maha võtma näiteks, ärge minge jooksma, sest siis ei toimu kasvapõletust. See on küll koormus südamele, aga te peaks hoopis selle asemel, et joosta, peaks minema hoopis kõndima. See tähendab, et rasvapõletus hakkab toimuma madalama pulsi sagedusel, aga see peab olema kestel tegevus. Üks inimene näeb saalis välja selline ja teine inimene selline ei ole mitte sellepärast, et see inimene vähem treeniks,
küsimus on just selles, et tulemus ei sõltu ainult treeningust. See aeg, kui ma praegu treeningu lõpetan ja kui ma ükskord koju saan, on tõenäoliselt paar tundi see vahe. Ja mõte on siis see täpselt, et nüüd ma peatan selle lihaste lagundamise ja muudan selle anaboolseks, kasvatavaks, taastavaks. Muidu ongi see, et me käime, teeme trenni, aga lihtsalt inimene vaatab mingid muutusi toimub. Ehk seega ta läheb poole tunniga sinna, kus tavatoid 2-3 tunniga. Vot see on see, et ta võtab kähku, peatab katabolismi ja hakkab organismil hakkab taastumisprotsess toimuma. Ma lähen kuskil tund hiljem, ma võin minna rahulikult tavatoitu peale süüa. Kui me ei anna lihasehitusmaterjali valku, siis küsimus on, millest me ehitame. Ehk seega piltlikult öeldes sama efekt, kui me läheme ehitusele, hakkame segu segama, me käime iga päev segame segu, aga meil ei tooda kive kohale. Nii. Kive ehk ehitusmaterjali. Ja tulemuseks ongi see, et me jäämegi eluaeg segu segama, aga me ei näe maja kerkimist. Inimesed, kui te tahate mingit muutust oma keha puhul läbi viia, vaadake, et teie tavatoit sisaldab piisavalt valku, on kindlalt kehatüübid, kui sa vaatad peale, et see on ilus. Tal on kõik sümmeetrilised lihased, ta on kuidagi silmale Eesti vastu, ta ei ole üle mõistuse suur. Üldjuhul see lihaskuju, milliseks, kas lihased on lühemad, on pikemad, millised need lihased on, see on tegelikult ikkagi geneetiliselt juba ette määratud, et seda, ütleme me, kui on ikkagi siin biitsepsi, ütleme, osa lühike, seda nagu pikemaks ei venita. Või vastupidi, kui inimene on üldjuhul nii pikk, eks ole, ta ei saa sellist teravat endale nii-öelda kõrgeid lihased või sellised, et küsimus on ikkagi üks geneetika. Et selles mõttes on ka kindlalt piiratud, on rida inimesi, kelle lihtsalt geneetiline eeldus ei lase tõusta maailma tipp. On konkreetselt täpselt nii-öelda ilusa kehatüübi, kui sa vaatad, meil ütleb riid sellest ära, vaata, ta nii proportsioonis. Kõik see põlgade laius, talje ja kitsas, need on kõik sellised eeldused, kui sul on need olemas, siis sa nagu, ma ei ütle, et minul oleks need kõik eeldused olemas, auto sellest. Aga üldjuhul ei ole ka välistatud, et sellise kehatüübiga, ütleme nagu mina olen, et ma ei lööks nagu maailmas läbi. Mis on nagu oluline kulturismis ongi see, et ma olen tõdenud seda, et näiteks lava taga, kui tuleb mees vastu, ja hea vormi tunnebki sellega ära, et põhimõtteliselt vaatad nagu mees on rahulolekus, nagu mitte midagi ütleb. Tavaolekus inimene ei avalda muljet, et nii kui pumpama hakkab või pingutama lihased, muutub sõna otseses mõttes nagu mees kasvaks silme all. Ja vaat see efekt ongi tegelikult kulturism. Ehk seega just see üllatus, kui sul on vaja ennast näidata, siis sa muutud selleks hetkeks ja näitad ja tavaolekus jätad normaalse inimese muljet. Siin on nüüd 3 muna, tervet muna ja 2 muna valged, nii et 5 munast 5 muna on siis kokku nagu. Nii, purustan kõigepealt need munad siia sisse ära. Ühes munas kuskil on 7 grammi valku. Lisaks muidugi need kollased ma jätan sisse. Enne võistlusi ütleme, viskame tavaliselt need kollased ka nagu välja siit seest, et seda mitte loomset rasva saada. See ongi ju inimeste rasvumise põhjuseks. Panen siia sisse, kui suurem tomat läheb. Nüüd hakkab see salat siin juba looma. Siin on nüüd sees kõik vajalik. Tomat, kurk on siis nii-öelda need, millest me nüüd siia valku ei lisanud. Seal ei ole valku. Siis, ja peale panen maitsestamat jogurt. Siis, et see asi kokku segada. Ütleme teise siukse analoogse laagi ma söön ära õhtul nagu enne, kui ma magama lähen. Nii, see salati pool on valmis, siin vaatame, vesi on läinud keema, paneme sisse rasvakat piima siia. Nii, teine pool nüüd läheb putru, me hakkame tegema muidu, siin on nüüd 4 viljaelbed. Nii, panen need elbed siia sisse. Kukrid lähevad siia salati juurde nii-öelda. Puder on nagu eraldi söök. Need 2 tükki ma teen meega nagu. Magustoiduks natukene. Füüsiliselt aktiivne inimene peaks saama nüüd kuskil 2-2,5 grammi valku keha kilogrammi kohta. Aga tavaliselt inimesed saavad, no ütleme, võib-olla 1/3 sellest, mis neil nagu vaja oleks. Seda putri on siin 1 jagu, siit saaks teha päris õnnuks. Küsimus ongi see, kunas anda. 2 aega on kunas magust anda. Kas hommikul ja vahetult peale treeningut. 2 aega. Et kui inimesed sellest reeglist kinni peaksid, võiks ka hommikul võiks siia paar kommi juurde süüa, kelle lisu. Aga mulle meeldib nagu just seda ikkagi meega asendada. Ja siia peale läheb jogurtipoiss. Jogurtipoiss läheb siia peale. Nii. Paneme peale siia pähklid ja rosinad. Nii. Pähklid ja rosinad ja kõige lõpuks läheb siia peale, ma olen pannud vahest mingi banaani siia peale või siis on pannud
võtan 2 mandariini siin. Ülesöömine tavaliselt tuleb isegi mitte see kodus, see on selline regulaarne nii-öelda söök, mis praegu on. Aga ülesööme tavaliselt peale võistlusi. See tähendabki seda, kui see dieediperiood on lõpp ja ütleme, seal tuleb mingi peale võistluse bankett, eks ole. Paratamatult inimene, ole sa siis nii kõva iseloomuga, kui sa tahad, sa sööd üle. Ma söön 6 korda veel täna. Loomulikult need teised toidukorrad on ikkagi kergemad. Et seal ei ole just neid süsivesikud, et seda pudru osa sükst asja. Meie puhul ongi see asi, et toidu arvelt kokku hoida ei saa. Ma nagu söön nii palju kui söön, aga püksipaari tõenäoliselt ma ostan uue siis, kui mul on juba põlves auk sees umbes. Ütleme, selle stiilis lihtsalt, et nagu need muud materiaalsed asjad ei ole nagu nii ees kui see toitumise osa. Mis on ka selge, see tagab ka üldjuhul selle, et tagab edu nii-öelda. Kõige suuremad muutused toimuvad esimese paari aasta jooksul. Selles mõttes just, ma mõtlen ümbermõõtude suurenemine, see keha välja kujunemine. Hiljem nüüd ütleme näiteks viimase 4 aasta juures ma võin öelda kindlasti, et mu kindlasti need lihaste ümbermõõtud ei ole eriti suurenenud üldse. Mitte 1 sentimeetrit tõenäoliselt. Küsimus on nüüd see, et on muutunud lihaste kvaliteet. Ja see tagab üldjuhul ka just maailmatasemel edu. Üks ikka on inimesi, et oi, et see on hirmus, see on kole, eks siuksed ütlused on ikka, aga pigem, ma olen väga palju erinevate inimestega ja erinevates kohtades ju nii esinenud kui teinud, et ikka, ma arvan, positiivseid emotsioone võib-olla vähemalt, mis välja näidatakse, on ikkagi olnud rohkem, sest ega küsimus on ka see, et see asi ei ole täpselt mitte nii hirmu äratav ju, kui inimene on vabas olekus, istub lihtsalt kuskil laua taga, ma ei usu, et siin väga koledad või hirmsad midagi on. Et pigem on ikkagi see, kui läheb asi nagu pingutamiseks ja selline võistlusvorm juba sõna otses mõttes, seda on ka nii lühikest aega meil, et kui siis täpselt ütleme nii, et tagumik läheb ka triibuliseks selles mõttes, et tuleb näha lihaskihud kõik igalt poolt, rääkimata veresoontest, siis küsimus on nagu see, et selgelt see, et see ei olegi paljudel vastu võeta. Teine võistlusi läheb tavaliselt kui kuskil 4 aega ära ja mingi sisemine pinge ikka. Aga see on selline ega üldjuhul seal üle 3,5-4 tunni korra või maga üldse. See on selline märkamatu pinge, et sa nagu tead, et oodatakse ja ma usun, et see on normaalne. Ja üldjuhul kui vorm, nagu võistlusvorm läbi jaoks, siis see muudubki nii tundlikuks nagu. Kümme aastat ma olen teinud nagu hipsporti ja vigastusi suhteliselt palju olnud, aga nüüd mind ei ole õnneks selliseks kordagi pidanud nagu lõikuslaval käima. Hipsport ei ole tervisesport. Ülbed, põhiline probleem, õlg, selg, ma ei tea, kas mõned liigesed ei nimetamata, aga üldjuhul need on ikkagi, põlvedel oli, ma tegin kükke siin suuremate raskustega, siis milles oli nagu viga, mida ma tahan rõhutada võib-olla just kui tava harjutajaga tegema, et ütleme soendussidemeid ja igasuguseid pilvesidemeid ei ole vaja kasutada siis, kui juba vigastus on olnud, vaid neid oleks mõttekas juba kasutada ennetamise jaoks. Lihasoodus korra nädalas raudselt. Ma käin füsioterapeudi juures ja vahetult enne võistlusi 2 korda nädalas. Sõber. Tulemist tegid. No tere! Saun käidud ja trenn tehtud ja... Üllar on siis see mees, kes mind on viimased paar aastat aidanud seada seda, et ma ühes tükis koos püsiksin. See on väike pühendus Üllarile. Et ma arvan, et täna teeks natuke jalgu ja tiba käsi. Ahah, selge. Pane siis nägu sisse ja... Seda lihakeha peaks natuke siin jahutama. Väikesed lünna peale siia. Siis saab hästi nagu venitust teha sinna. Kuidas sul seal Indias tervis vastu pidas? Indias oli... Nad söövad ju sitikaid siin. No toidumürgitust ei saa. Sa hommikul
hommikul sööd 12 muna ja seal, mis... No me täna võtsin... Seal panid väikest tarakani valku, jah? Ma lasen natuke seal külmal peal olla, võtab tundlikkuse ja võtab selle, ütleme, lihastoonuse maha ja siis venitame, et sul ei äkki mingit jama, kui sa hakkad jälle siin tonne üles vedama. Kuidas sul see ristselg on? Praegu on okei, no vaata, ma ei ole ju praegu koormust talle niimoodi andnud, et see on nagu... See oli sul nagu selline... Problemaatilisem. Ahilleuse kandel. Ja kuidas sul selle uneajaga nüüd on? Sul läheb ju, sa teed oma tööd ka, et kas sa välja puhkad, et... Magasin sisse küll. Vaat? Et ikka tunnist päeval magama ei ole küll. Siis peaks hakkama kasvama nagu pärmi pealt. Sa seda hullu anekdooti tead, et 5 hullu otsustatakse kontrollida, et kas mõni äkki on terveks saanud ja antakse akvaariumi. 4 hullu hakkavad õngedega kala püüdma, 1 ei püüa. Pärast küsib, et kuule, et sa vist oled terveks saanud, ma lasen su lahti. Hull ütleb enne, et oota, ma tõmban võrgu tema välja. Tõenäoliselt ma jätan selle korra nädalas jätan endale sisse, sest vaata, mis see tähendas see hooaeg oligi nüüd. Kord nädalas lihashooldust ja tulemuseks oli see, et praktiliselt ütleme sellist tõsisemaid vigastusi ei olnud. Ma mäletagi nüüd praktiliselt vist 1,5–2 aastat, et sealt oleks mingi nutulauluga tulnud, et kuskil on jälle midagi paigast ära. Ja vaata, eks tunned ise ka juba, kui hakkab minema, kas või see temperatuur ja kõik läheb tuliseks, tuleb olla ettevaatlik, kohe võtta koormus maha, lükka suru vastu praegu. Ja see järgi natuke. Ma enne võistlusi käisin, mul nii, et ma ei saanud repist õieti käiagi ja treeningmetoodika muutus tegi siis seda, et lihased jäid hirmus valuseks ja siis Üller oligi see, kes katselt ütleme nii, et ma käisin siit ära. Siin tähendab, käisin ära, Üller juures tegi pikad venitused ja võttis tähendab lahti korralikult niimoodi, et kui ma läksin siit ära, põhimõtteliselt ma sain normaalselt käia, järgmine päev ei tulnud enam õieti midagi. Kust on võimalus veel, ütleme, nii spordis kui tavainimesele enese jaoks nagu just tulemust parandada, ongi seesama see just taastuse ja see füsioterapeudi ja selle pool nagu. Et organism nagu selles mõttes nagu otseses mõttes nagu tänas selle eest, et sa viisid nagu, vedasid oma keha siia ja aitasid nagu seda taastumist kiirendada ja ainuüksi täpselt sama kaalu, täpselt sama toitumise puhul oli. Tulemus paranes 10 kilogrammi. Nagu väiksel lapsel. Muskel on suur, aga elastiteet on fantastiliselt hea. Inimesed nagu arvavad, et nad teevad trenni ära, et sellega on nüüd küll, et nüüd peaks hakkama tulemust tulema. Treening järgne massaaž tegelikult on ennetamine. Vigastuste ennetamine. Meil on ikkagi selline arvamus, et õige on siis, kui on hirmus valu ja siis 2 tundi arstikabineti ukse taga seisan. See on õige, saame head tabletid. Aga nüüd, kui vaadata, palju selleks aega läheb. Ei. Pane see käsi ka taha, ma lükkan seda natuke. Oota, selle panen taha siis siia. Just, oot niimoodi, jah. Oot niimoodi. Tal on võrden ülamise peale. Jah. Oot nüüd sa oled hästi ära tõestatud ka. Natuke lükkame seda. Aga need valuvõtted neil on tõenäoliselt KGB-st. Erikoolitus. Ja, siin algselt näpud kuul sahtli vahele. Ott on selles suhtes ka hea, et ta räägib nagu oma asjad ära alates toitumisest ja kõik oma kilogrammid, palju ta kasutab, mis metoodikat, kaua ta on puhanud, palju ei ole puhanud, mingi kõik emotsioonid välja, selle järgi on väga hea raviplaanida. Kui me käisime Indias, siis üks kohalik, tähendab Singapurist siis Indiasse sõitnud massöör oli. See käis siis kõigepealt käis Marek Kalmusel käis järel pikka aega, et ta pole üks nii suurt meest tükk aega näinud ja siis kas ma ei tahaks. Ma ei tea, et mul oli eelmine päev olid just need maailmameistrivõistlused, see eelvõistlus oli läbi
ja lihast oli kõik olid hästi valusad. Ja siis oligi, mõtlesin, aga teeme ära. Oli positiivselt üllatunud, et siukene väike mees. Muidu, kui ta massaaži lõpetas, oli mees oli niimoodi, et ta igist tilkus. Särk oli läbi märg. Ja mees tilkus igist. Aga ta ekstra pani ka kõik oma jõu ja osavuse sinna sisse just sellega, et näidata just oma professionaalsus ka. Mul on kõige suurem eksootika on olnud Sabonis, selle tuli varbad aknast välja panna. See diagonaalis ei mahtud kuidagi ära. Ära praegu nagu järsku liigutus tee. Ainult praegu nagu liigutus. Nii, surust, tuleb. Lihas töötab, lase järgi. Nii. Suru. Juba. Hingu sisse. Tühjad. Hingu sisse. Käis ära ja tuli tagasi. Jah. Aga vist on okei. Niimoodi. Pole mingi oluline põhjus. Ma kujutan ette, kas mõni trauma või mõni tervisehäire, mis sunnib nii-öelda, mis välistab selle, et ma ei saa siia tulla, sest tegelikult inimene harjub, üks asi on selge, et ega võistlussport ei tee ju elu lõpuni, see on selge. Aga küsimus on see, et niimoodi lihtsalt enese tarbeks lihtsalt lihastele käia toomust hoidmas. See on eluviis. Aga küsimus on see, et sa nagu teed ära ja peale seda sa tunned, see on see, mida ma tahtsin teha. Küsimus ongi siis selles, et mis ma siis pean vägisi pidutsema või tegema midagi muud, kui sa ei paku sulle nüüd midagi. Seda on öölumis, mida ma teed. See ei ole see koht, kus olla taha. Et kui ma tahan ikkagi jõuda ühe ala peal tippu, siis ma pean ikkagi kontsentreerima sellele alale. Sest ma olen küll nii korvpallis, käsipallis, jõudõstmis olnud Eesti noortemeister. Aga lihtsalt just küsimus on see, et ma praegu ka käiks hea meele korvpalli mängimas, aga kuna ma ütlen, et ma võin ennast väga lihtsalt vigastada, sest küsimus on see, et ma pean enese jaoks teadvustama seda riski, kui järgmine hooaeg või jumal teab, vigastada üldse vahele ja siis saad mingisugust trauma.